Sony RX10 4. versioon omab nii palju võimalusi, et nendest oleks mõistlik nädalane koolitus teha. Täna puudutame vaid jäämäe tippu selle kaamera tegelikust võimekusest. RX10 on niinimetatud sildkaamera, mis paigutatakse peegel- ja kompakttulistajate vahele. Taskukaamerast eristab teda, ning peeglist see, et objektiive ei saa vahetada. RX-i ilmastiku kindlasse kesta on paigatatud 21 megapiksline ja 1-tolline sensor, mille ette on pandud utoopiana tunduv zoom-objektiiv 24–600 mm. Kahjuks on suurendamine kontrollitud elektroonilise mehhanismiga. Tänu sellele võetakse vahetu tunne, nagu seda pakuvad tavalised zoom-objektiivid. Küll aga on ava muutmine otsetorult väga kihvt. Tagumiselt küljelt vaatab vastu 3-tolline ja teatud olukordades puudutustele alluv ekraan. Fookuspunkte saab valida, aga menüüdes liikuda mitte. Huvitav! Ekraani liikumist mina ei mõista. Ta on abiks, kuid saaks olla oluliselt parem. Menüüd on sonilikud ning vajavad süvenemist ja seadistamist. Kaamera peal on väike LCD, mis näitab vajalikku infot ning selle kõrval suur ja selge särikompensatsiooniratas. Kuidas on temaga pilti teha? RX on käes mugav ja peale väikest pusimist saavad tähtsad otseteed kiiresti selgeks. Automaatne fookus on kiire, täpne ja meeletult paljude valikutega. Elektrooniline katik annab võimaluse pildistada meeletutel kiirustel. Kiireim säri on 1/32 000 ning kiireid kaarte kasutades saab teha kuni 24 kaadrit sekundis ja circa 200 pilti enne kui vahemelu täis saab. Mõistlikus valguses on pildid puhtad ja teravad, sisse zoomides saab ka tausta mõnusalt uduseks. ISO-tunnetus on okei, kuid hämaras kasutaks pigem 3 jalga. Kuidas on videoga? Sony annab meile mõista, et seda kaamerat on mõistlik kasutada videoks. Küljel on olemas nii mikrofoni sisend kui kõrvaklapi väljund. Erinevad stabiliseerimisvõimalused, mille testist paneme ka lingi alla. Küll meeletu kärpe ja limiteeritud võimalustega on olemas ka 4K salvestus. Tavalises HD-s salvestatakse kuni 120 kaadrit sekundis, et saada populaarne aeglustatud video. Lisaks on HFR-funktsioon, mis teatud limitatsioonidega annab võimaluse salvestada kuni 1000 kaadrit sekundis. Muidugi on Sonyle omaselt võimalus kasutada S-Log pildiprofiili, mis annab korraliku dünaamika ning võimaluse värve ja valgust kruttida nii, kui tuju on. Ausalt öeldes saab temast kätte väga muljelt avaldava video. Kõik aga ei ole nii roosiline. RX kasutab eelmise põlvkonna akusid, mis on väga väikesed, ühe laadimisega circa 400 pilti. Ennist mainitud ekraan võiks liikuda ka nii, et kaamerast oleks kasu ka vloggeritele. Kui aga hinna juurde minna, siis 2000 eurot tundub päris palju. Samas, kui turul ringi vaadata, laduda need võimalused kõik kokku. Näiteks professionaalne kere, millele lisada pikk objektiiv, läheb 5, 6, 7, 10 korda nii palju maksma. Kindlasti ei ole need võrreldavad, aga ma tegin seda siiski. RX on väga paljude võimalustega kaamera. RX-i soovitan kaaluda heas mõttes entusiastlikul amatööril, kes ehk veel ei ole otsustanud, milline foto- või videograaf temast saab. Kindlasti ei tähenda see, et sellest kaamerast ei saaks väga head tulemust kätte. Muidugi saab. Ära piirdu ühe ülevaatega, ühe arvamusega. Selle jaoks kogusime alla hunniku huvitavaid linke, mis konkreetse seadmega seotud. Tänan sind, et oled subscribinud ning et jätad tagasisidet, mis just sina antud kaamerast arvad.